Siis ma tõenäoliselt selle allkirjastasin. Ma pean üle kontrollima. Midagi mulle meenub, aga tõesti tuhandete kirjade ja allkirjade vahel ei pruugi ma. Täna õhtul ma lähen jälle allkirja andma. Umbes 20 annan, kui ma siit vabanen. Nii, aga head kolleegid, ma korra sekkun. Kui minister aktsepteerib korduvaid repliike koha pealt, siis loomulikult mina ei taha see peorikkuja olla. Aga üldjuhul mina juhatajana aktsepteerin nagu ühte nii-öelda hõiget vahele, mitte rohkem, aga siin on nüüd terve rida hõiked. Minister on kenasti ka vastanud, ma ei taha rikkuda, aga anname vast järgnevalt. Jaa, ei, debatt on hea ja viisakas ja lugupidav. No ega, kas sina tead ka kõik kirjad, mis sa oled kirjutanud nii-öelda aasta jooksul, mida sul on ilmselt 10 kordi vähem kui härra ministril ja sa ministrina olles palju sinagi allkirjastasid nii. Jaa, aga selle kohta vastati väga täpselt. Head kolleegid, mina saan küll öelda, et ministri vastused, ettekanne oli igati sisukas ja tasakaalukas. Teie nüüd tahate seda õli tulle valada, aga mina seda tõepoolest ei taha kuidagi aktsepteerida. Minister oli tõesti väga sisukas ja tasakaalukas. See, kas teile need seisukohad meeldivad või mitte, see on juba hoopis midagi muud. Aga nüüd, head kolleegid, härra Peeter Ernits on täpselt samasugust õigustega Riigikogu liige nagu Urmas Reinsalu või Toomas Kivimägi, kes iganes.